Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Kesk-Eesti teemapäevale, kus on siis meil täna teemaks, kus jookseb piir, andmekaitse ja eetilised valikud sotsiaalvaldkonna praktikas. Täna siis mina olen päeva moderaator, Ketternurk, ESTA keskpiirkonna juhatuse liige, siis meil on siin veel teine juhatuse liige ja ka esinaine Kaili Käsel-Maastik ja siis juhatusest on veel ka Ingrid Hiis meil siin kohal. Ja lahkelt on meile tehnilist tuge pakkumas täna siis Liis Koppel. Ja hommikuse seisuga on meil 99 registreerunut, väga positiivne üllatus ja väga suur huvi meie teemapäeva vastu, mis näitabki siis ära seda teema aktuaalsust ja seda, et kõik igapäevaselt puutuvad ikkagi nende küsimuste ja mõtetega oma töös kokku ja ilmselt vajavad natukene rohkem informatsiooni selle osas. Aga päeva siis alustab meile Liis Köster, kes siis on Andmekaitse Inspektsioonist jurist ja tema siis jagabki meiega infot seoses andmete töötlemise jagamisega, kuidas asutuste vahel andmeid jagada ja millal võib spetsialist edastada või ise küsida erinevaid andmeid ja samas ka info jagamisega kliendi lähedastega. Ja oleme arvestanud üheks ettekande ajaks tund aega ehk siis kuni kella 11-ni, aga kui peaks jõudma varem, siis saame seal lõpupoole ka küsimusi arutada veel. Ja peale 11 siis liitub meiega Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni eetikakomitee liige Kersti Peterson, kes siis juba jagab meile seda poolt, et kuidas saab näiteks tööandja töötajate eetilist käitumist parimal viisil toetada, millised on siis meie igapäevatöö need eetikanormid ja kuidas ka näiteks dokumente eetiliselt jagada ja samamoodi ka üleüldiste eetiliste põhimõtete järgimist paremini korraldada. Kersti jagab meile natukene siis teoreetilist infot ja hiljem proovime, et ehk saame ka natukene töötubades gruppidega arutada siis erinevaid küsimusi. Aga Kersti ettekanne on meil planeeritud kella 12-ni, nii et samamoodi, kui jääb lõpus aega, siis saab küsimusi esitada, kui aga ei jää, siis peame kella 12 ilusasti ära lõpetama. See suur osalejate huvi näitas ka tegelikult seda, et võib-olla on vajadus teha samal teemal ka meil üks jätkuteemapäev, mida me ka kohe ei välista, aga vaatame, kuidas meil täna minema hakkab. Aga sissejuhatusest ja korralduslikust poolest vist ongi kõik, et annaksingi nüüd siis sõna Andmekaitse Inspektsiooni juristile Liis Kösterile. Palun. Aitäh sõna andmise eest. Jagan kohe slaide, loodame, et läheb sama edukalt kui enne. Kui on mingeid tehnilisi apse seoses sellega, et slaidid ei liigu, mind ei ole kuulda, siis kirjutage. Joonistage. Ma ettekande ajal ise chati ja muid asju ei näe, et mul on ainult ettekanne ees, aga püüame hakkama saada. Kõigepealt suured tänud, et te olete kutsunud mind siia nendel teemadel rääkima. See annab Andmekaitse Inspektsiooni vaatest väga hea peegelduse sellele, et valdkonnas, kus toimub väga suures ulatuses väga tundlike andmete töötlemise, spetsialistid suhtuvad nende andmete käsitlemisse pühendumusega ja see on ainult väga-väga tore nähtus. Kõigepealt ma teeksin sissejuhatuse läbi üldisema prisma, et milles me andmekaitse puhul üldse räägime ja kuidas need teemad asetuvad. Andmekaitse ei ole õigusraamistik iseenesest, et ennem kui me saame rääkida üldse andmete kaitsemisest, me peame korra vaatama natukene kõrgematesse sfääridesse ja rääkima eraelust ja selle puutumusest. Kui nüüd küsida, et mis asi on eraelu üldse ja mis on selle puutumus, siis siin saab tuua erinevaid näiteid, et eraelu on laiem kui andmekaitse. Eraelu hõlmab kogu inimese privaatset sfääri käsitlevaid aspekte, sealjuures
inimese isiklikke suhteid, tema kodust olukorda. Eraelu alla lähevad ka teiste hinnangud inimese toimetuleku, inimese elukorralduse erinevate osade kohta. Ja eraelu tähendab ka kodupuutumatust ja kõike muud, mis on niimoodi tundetasemel inimese jaoks püha ja privaatne. Et ma kokkuvõtvalt ütleks, et eraelu on kui selline väärtus meile kui inimestele, et meil on tagatud siis õigused oma eraelu kaitsta. Ja üks viis oma eraelu kaitsmiseks ja sellesse skoopi langeb väga palju erinevaid andmekaitse teemasid, ongi andmekaitseõiguse raamistik. See seos eraeluga tulebki selle koha pealt, et hästi palju meie eraelulisi aspekte, mida me kodus teeme, mida me oma koduaias teeme, kui need saavad talletatud taasesitataval kujul videopildile, kellegi telefoni, ükskõik mil muul viisil me saame näha, mida me eelmine pühapäev kodus tegime, siis see on tulek meie eraelu ja privaatsuse sfääri. Ja sellepärast me saamegi andmekaitse ja eraelu seoseid ja selle puutumatust seostada läbi selle, et meil inimestena on õigus otsustada ja õigus öelda, mil viisil teised inimesed meie kõige privaatsematesse keskkondadesse sekkuda saavad. Ja see on võib-olla selline filosoofilisel tasemel kõige sellisem tuumikküsimus. Eraelusfääri kohta ma tooksingi täpsemaid näiteid, et siia kuuluvadki näiteks rohkem kui esmapilgul tundub, et ma põgusalt eelmise slaidi juures ka viitasin erinevatele suhetele, aga üks komponent kindlasti eraelus on pere ja lähisuhted, see on kõik inimese eraelu ja nii kui sellest saab näiteks koduvisiidi märkmete paber, siis on tegemist, seal on peal ka näiteks perekonna, ma ei tea, andmed, mis perekonnas, mis asukohas need andmed, keda need puudutavad, kohe me räägime isikuandmetest. Kindlasti terviseteemad, toimetuleku teemad, koduse igapäevaelu teemad, mida näiteks kodukülastuse ajal tähelepanekud, abi kasutamise fakt iseenesest, et inimene on pöördunud abi saamiseks kohaliku omavalitsuse või mõne muu pädeva organi poole ja kindlasti ka asukoht ja tuvastus, et kus inimene viibib, kas ta on mitu kodu, kas ta pendeldab kahe linna vahelt, kõik need kuuluvad oma olemuselt siis inimese eraelusfääri. Ja siia alla ma panin märkena ühe sellise ahaa-momenti, et ka see võibki teinekord mitte tunduda eraelulise komponendina, elemendina, aga ka see asjaolu, et inimene vajab abi või on keerukas olukorras iseenesest, võib kuuluda osaks tema eraelust. Ja nii kui sellest tekib ka midagi dokumentaalset, midagi, mis laseb kellelgi veel peale tema juhtumiga tegeleva töötaja teada saada, millega ta tegeleb, on see kohe siis nii-öelda tema eraelu detailide jagamine ja seeläbi siis ka nii-öelda riive tema sellesse eraelusfääri. Aga tuleme lähemale praktilise poolega, et Euroopa Kohus on ka eraelu hästi erinevate eluliste olukordadega siis sisustanud. Ja näiteks on leitud, et liikluse ja asukoha andmed on inimese eraelu. Näiteks panete telefonis sisse kaardirakenduse, tegelikult see puudutab teie eraelu või suhteid. Siis ühes kohtulahendis on Euroopa Kohus öelnud, et nimi koos töötasu ja muude sissetulekuandmetega kuulub eraelusfääri. Et ma siia tõingi kohe juurde, et meil avaliku sektori töötajatena meie palgaandmed on avalikud ja see on näiteks üks koht siis, kus kohtuvadki kaks nii-öelda võrdset õigust, et üks on demokraatia riigi õigus, mille üks element on siis raha kasutamise läbipaistvus
üldsusele ja teine pool siis asjast ongi minu kui subjekti või meie kui inimeste õigus siis oma eraelu kaitsele. Et siin me siis näiteks avaliku sektori töötajatena peamegi siis selle kompromissi tegema, et meie palgaandmed on avalikud sellepärast, et tagada laiemale ühiskonnale läbipaistvus avaliku vahendi kasutamise kohta. Et siin on nagu see hästi hea näide, et kuidas eraelu ja muud õigused omavahel põrkuvad ja kuidas see kaalumise koht seal tekib. Kaamerad on väga hea näide, mis on ka Euroopa Kohtu praktikast läbi käinud, et kui te paigaldate koduhoovi enda vara kaitseks kaamera, siis seniks, kuni see kaamera pilt salvestab teie aeda, teie ukse eesist ja ei ulatu suures ulatuses tänavale ja kõiki filmima, siis see kaamera ei jää, tähendab, kui ta kaamera nagu filmib ainult teie uksealust, siis ta on teie isiklikus sfääris, sellepärast et kui keegi tuleb teie koduhoovi, siis sellisel juhul ta nagu teadlikult astub sellesse sfääri, teil tõenäoliselt on ka kaamerat hoiatav märgis üleval, et ta saab ka vajaduse mitte astuda sinna, aga kui nüüd kaamera filmib järjepidevalt kogu teed, kogu tänavat, et siis tekib juba see moment, et tuleb kaaluda, et kas kogu tänava kaamera ulatus on kohane teie eesmärgi jaoks või mitte. Ja siis ongi te õigustatud huvi alusel saate kaaluda seda. Sõrmejälgi, biomeetriat on peetud Euroopa Kohtu praktikas väga siis tugevaks eraelu riiveks, sellepärast et biomeetrilised andmed on isiku identiteediga väga lahutamatult ja nende kasutamisega näiteks biomeetriline tuvastamine töökohal tööaja arvestamiseks on selline huvitav olukord, kus siis tehniline töövahend on olemas, et inimesed ei pea enam kiipkaarti kasutama, aga saavad siis kaamera tuvastab tööle astumisel, et kas inimene siis tuli ja millal ta läks. Et selliste lahenduste puhul tuleks hästi palju kaaluda tasakaalu siis inimese eraelu riive vastu versus siis tööandja kohustus pidada tööaja arvestust. Väga palju on minu praktikas tekitanud küsimust seda, et ka IP-aadress, see on siis teie arvuti unikaalne tunnus, et ka seda võib pidada isiku andmeteks, kui on mõistlike võimalustega ja mõistlik võimalus seejuures on see, et teoreetiliselt teie sideteenuse pakkujal on võimalus kokku viia IP-aadress ja teie isik ja külastuslogi kaudu siis teha kindlaks, et teie olete mingitel lehtedel käinud. Et seetõttu on ka Euroopa Kohus nimetanud IP-aadressi isikuandmeteks. Huvitav on ka veel tööalase ja kutsetegevusega seotud info, et see ei jää automaatselt eraelu kaitsest välja. See tähendab siis seda, et kui te töö ja tegevuse raames väljastate haldusakte, otsuseid, siis alati ei saa öelda, et see kõik on, et kuigi avalik sektor on läbipaistvuse ja avalikkuse põhimõtte peale üles ehitatud, siis see ei anna automaatselt võimalust järeldada, et isikuandmete kaitse selle koha peal nagu peatub või tardub. Ja viimane näide oleks siis ka avalikustamise osas, et kui palju siis inimese kohta avalikustatakse. Üks hea näide on koolides need erinevad pingeread, tabelid, olümpiaadi tulemused, et kas see tegelikult on isikuandmete töötlemine ja ta puudutab ka inimese eraelu sfääri, lapse puhul veel eriti, kes on haavatavamad ja tundlikud kõikvõimalikele välistele mõjutustele ja sellele, kuidas nende nii-öelda kuvand siis kaasõpilaste ja kaaslaste sees kujuneb. Ja kokkuvõtvalt siis saabki öelda, et kuidas nad on seoses hästi lihtsalt ja loogiliselt on see,
eraelu isikuandmed ja kaitse, et eraelu puutumatust siis tuleb mõista selle tükina, mida tuleb kaitsta, aga isikuandmete kaitse reeglistikud, sealjuures siis isikuandmete kaitse üldmäärus ehk siis eesti keeles ICÜM, inglise keeles ja kõigile tuntud kui GDPR, annab vastused, kuidas inimese kohta käivat teavet tuleb koguda, kasutada, jagada, hoida. Ehk siis me kaitseme eraelu ja ICÜM on see reeglistik, kuidas me seda peame kaitsma. Ja ühelt poolt siis ICÜM reeglistik kui selline on üle Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline kokkulepe, et kuidas me siis võtame meetmeid eraelu kaitsmiseks. Ja sotsiaalvaldkonnas tähendabki see eelkõige seda, et teie klientide, abivajajate, teiega kokku puutuvate inimestega, kes saavad erinevaid sotsiaalteenuseid, ongi see eelkõige oluline, et kasutatakse seda infot, mida nende eraelu ja väga delikaatsete detailide kohta teada saadakse, eelkõige abi andmise eesmärgil ja mitte põhjendamatuks sekkumiseks, liigseks levitamiseks või avalikustamiseks. Et võib-olla on see koht, kus eraelu ja isikuandmete kaitse omavahel kokku tulevad, et see haakub sellega, mis ma alguses ütlesin, et isikuandmete kaitse pole asi iseenesest, vaid kaitseb eraelu. Aga läheme täpsemaks. Siin on küll veel lühike slaid, kuidas siis ka eraelu puutumatus isikuandmete kaitse kohtuvad. Sellest ma juba eelnevalt ka rääkisin. Täpsemaks läheme siis nüüd osas, et mis on isikuandmed. Ja see tekitab tihti meie praktikas palju küsimusi, et kas üks või teine andmestik on isikuandmed, aga isikuandmete kaitse üldmäärus ütleb isikuandmete kohta seda, et need on andmed, mille järgi saab inimest ära tunda ja äratundmise kaks varianti on siis kas otse äratundmine või kaudselt äratundmine. Et otse äratundmine on hästi inimmõistusele selge ja arusaadav. On ju nimi, isikukood, e-posti aadress, mis sisaldab siis inimese ees perekonnanime, telefoninumber koos muude andmetega, elukoht, viibimiskoht, need on otse tuvastatavad andmed, kui need on isikuga seotud. Eraldiseisvalt elukoha aadress, viibimiskoha aadress paberil ei ole mitte midagi, aga kui on ikkagi juba isiku ankeedi peal, siis need on otse tuvastatavad isikuandmed koos selle lapse või täiskasvanu nime ja isikukoodiga. Teine koht, kus me saame rääkida otse tuvastatavusest, on erinevad siis multimeedia lahendustel baseeruvad andmeallikad ehk siis videod, fotod, kõnesalvestised, helisalvestised, aga ka juhtumiplaani andmed, toimetuleku andmed, et ka need on isikuandmed, kui seal on seos konkreetse füüsilise isikuga. Ja nüüd see raskem pool, mis tavaliselt jääb häguseks, et kas need on või ei ole, ongi siis sellised, et ka näiteks väikese valla ainus sügava puudega laps võib olla kaudselt tuvastatav, kui me teame, et vallas on üks väga spetsiifilise sündroomiga laps. Konkreetse kooli 6. klassi üliõpilane, kes elab vanaemaga. Et kui on teada väike kool, ühes klassikomplektis mitu klassiastet, ja me teame, et seal on üks 6. klassi poiss, kes elab vanaemaga, siis sellises olukorras saab ka pidada neid andmeid kogumis isikuandmetes, et me ju kõik teame, kellest me räägime ja juba sealt maalt, kus kõik teavad, kellest me räägime isikuandmetest. Ja siis ka näiteks juhtumi kirjeldused, mille järgi pere või laps on äratuntav, et kui kirjutada näiteks küla ja kirjutada seda pere olukorda, võib-olla midagi väga spetsiifiliselt selle pere kohta, näiteks mõlema vanema väga spetsiifiline erivajadus, et ka sellised andmestikud koos võivad olla siis isikuandmetena käsitletavad. Ja hästi klassikaline näide on autonumbrimärk koos teadmisega, kellele auto kuulub. Et tavaliselt, kui te tänaval sõidate, te ei tea
aga nii kui te pääseksite näiteks liiklusregistri vaatesse, kus on isiku seos autoga, kohe me räägime isikuandmetest, sest et konkreetne isik seotakse konkreetse sõidukiga. Ja siis selle kõige kõrval, mis kõik võivad olla isikuga andmed, tuleb vaadata, mis siis ei ole isikuandmed. Ja isikuandmed ei ole anonüümsed andmed, aga siin puhul anonüümsuse juures on hästi oluline silmas pidada seda, et kas me räägime pseudonüümimisest või anonüümimisest. Pseudonüümimine tähendab, et andmetelt võetakse ära küll otseselt tuvastatavad andmed, ehk siis need nimed, isikukoodid, postid, aga kellelgi, kes siis pseudonüümis andmeid, on siiski taas pseudonüümimise võti olemas, mis tähendab, et seosed isikute vahel saab tagasi luua. Ja sellisel juhul me ei saa anonüümsetest andmetest rääkida. Anonüümsete andmete puhul ongi oluline öelda, et nende puhul isikuandmete kaitsereeglid ei kehti, kui need on päriselt anonüümsed. Pseudonüümitud andmed on samuti jätkuvalt isikuandmed, kui kellelgi inimesel on olemas taastuvastamise võimalus. Aga see, kelle käes on taastuvastamise võti, et see on täiesti eraldi organisatsiooni korraldusliku poole küsimus. Aga hästi oluline siin selles kontekstis vahet teha, et kui me paneme X-id nime ja isikukoodi asemele, aga keegi ikkagi suudab need kokku panna, siis, ja see ei nõua ülemäärast pingutust, et kellelgi lihtsalt võtmealusel on alusandmestik olemas, siis ei saa öelda, et tegemist on anonüümsete andmetega, vaid pseudonüümitud andmetega ja nendele kohalduvad isikuandmete kaitsereeglid. Aga anonüümsetest andmetest olen ma toonud ka paar näidet, et näiteks 2025. aastal osutati vallas abi 42 lapsele. Et kui me ei ütle, millist abi, me lihtsalt loeme erinevate abiliikide pealt kokku laste arvu, siis see on üsna selline klassikaline anonüümitud andmestiku näide. Et muud sellised statistilised kogud, kus tõesti on kõik võimalikud eristatavad tunnused välja võetud, et ka seal siis me saame rääkida täiesti anonüümimisest ja siis me saame öelda, et ICÜM-i reeglid ei kohaldu. Isikuandmetest edasi minna, tuleb ka eristada isikuandmete erinevaid liike. Et isikuandmete kaitse üldmäärus annab mõiste, nagu meil ka siin eelmisel slaidil oli, mis on isikuandmed, mille järgi saab tuvastada. Aga need andmed sõltuvalt siis oma tundlikkusest jaotuvad veel omakorda kaitsevajaduste järgi erinevatesse gruppidesse. Et meil on tavalised isikuandmed, siin on jällegi näitena nimi, isikukood, telefoninumber, kõik sellised asjad ja kaudselt tuvastatavate alla käivad see 6. klassi üliõpilane, kes vanaemaga elab, väikese asutuse ainus sotsiaaltöötaja, juhtumi kirjeldus, mille järgi inimene on ära tuntud. Need on tavalised isikuandmed, kui siin juhtumi kirjelduses ei ole nüüd eriliiki komponenti sees. ICÜM küll ise ei nimeta kategooriat tavalisest tundlikumad andmed, mis ei ole eriliiki andmed. Küll aga need on olemuslikult, juba tunneme, et need on tundlikud ja seetõttu nad tuleks siiski tuua praktiliselt natukene teisele kaitsetasemele ja teisele kaitsetasemele tähendab siis seda, et nende andmetega töötamisel, toimetamisel peab siis olema valvsam, kuhu ja kellele need satuvad. Ja siia juurde kuuluvad kindlasti elu- ja viibimiskoha andmed, perekoosseis ja peresuhted, majanduslikud olukorrad, võlad, infotoetuste või teenuste kasutamise kohta, kui sellest ei ilmne terviseandmeid, kodukülastuse tähelepanekud, et see osa nendest tundlikumatest andmetest, see haakub siis selle privaatsuse sfääriga, eraeluga, et mis on juba pealt vaadates neid andmeid, et nad riivavad nagu inimest rohkem kui näiteks nime või e-posti aadressi avaldamine. Ja siis
ICÜM-i all on täiesti eraldi kategooria, mis on toodud artiklis 9 lõige 1, need on need eriliiki isikuandmed ja nendel on juba siis väga kõrge kaitsetase, mis siis tähendab, et nende töötlemine nende töötlemine on vaikimisi reegli järgi üldse keelatud, välja arvatud juhul, kui sul on töötlemise lubamiseks olemas siis ICÜM-is toodud erand ja siin ongi eriliiki andmete kategooriad, ma olen ka välja toonud, et need on rassiline, etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised ja filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, biomeetrilised andmed, terviseandmed ja andmed seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. Et näitena saab siin tuua, et kui ongi nimi koos diagnoosiga, need on eriliiki andmed, kui on teave raseduse või puude kohta, on eriliiki andmed. Et kohe siin tekivadki tavaandmed pluss siis muu komponent siit ICÜM-i 9. artikli kategooriast ja me saame käsitleda neid juba eriliiki isikuandmetega ja see omakorda tähendab, et andmete töötlemisel see kaitse, kuidas nende andmetega ümber käia, on veel kõrgem kui siin. Seda osa kaitsest ma avan õiguslike aluste juures täpsemalt, aga oluline on eristada, et meil on erinevad andmekategooriad isikuandmetest ja nende puhul kohalduvad erinevad reeglid. Ja siis viimasel ajal on palju kajastust saanud üks teatav register ja on pilti tulnud ka selline ICÜM-i artikkel nagu artikkel 10, need on need süütegude ja süüdimõistvate kohtuotsustega seotud andmed. Et see andmekategooria eraldi on olnud kogu aeg ICÜM-is ja selliste andmete käsitlemine toimub täiesti erilise kaitse regulatsiooni alusel, aga sellesse hetkel väga detailselt ei lähe, aga et te teaksite, et erinevate liikide alla kuuluvad siis laias laastus sellised 4 kategooriat. Ja praktilise mõttena mina soovitan kaasa võttagi seda, et mida rohkem andmed avavad inimese eraelu, tervist ja õigusrikkumisi, seda tugevamad peavad olema kaitsemeetmed. Ja see on põhjusel, et see andmete tundlikkus iseenesest riivab inimese põhiõigust ja eraelu kaitsele, riivab väga intensiivselt. Kuidas siis Euroopa kohtus praktikas on eriliiki isikuandmeid sisustatud? Et esimene asi, mida Euroopa kohus on öelnud, on see, et eriliiki isikuandmete klassifitseerimisel sellesse gruppi tuleb laialt tõlgendada. Hea näide just terviseandmete puhul on see, et kui koos tavaliste isikuandmetega või tavalisest tundlikema andmetega tuleb ikkagi kokku teave selle inimese tervisliku seisundi kohta, siis lai tõlgendus tähendab seda, et me peame vaatama sisse, et kas võib olla tegemist eriliiki isikuandmetega, mis tähendab, et meil rakendub nende andmete töötlemisel karmim ja rangem režiim. Kindlasti on Euroopa kohus isikuandmete töötlemisel toonud kaudse järeldamise põhimõtet, et see haakub just selle eelmise punkti juures toodud selgitusega, et kui te panete andmed kokku ja seal on 5 ühikut tavalisi isikuandmeid ja 2 ühikut eriliiki isikuandmeid, siis kaudse järeldamise ja laia tõlgenduse põhimõtet koos vaadates te võite jõuda järelduse, et need on eriliiki isikuandmed. Hästi hea näide eriliiki isikuandmetest on praktikas selline, kus oletame, et kooliõues juhtub õnnetus lapsega. Laps vigastab kätt, saab käelumurru. Ja keegi siis täiskasvanutest teeb lapse käelumurru vigastusest pilti. Et siis see pilt edastada lapse perearstile. Et see on üks selline näide, kus me ei pruugi üldse tavaelus toimetades tulla selle peale, et
kui see pildi tegija ei ole lapsevanem või lapse eest siis volitatud hoolt kandma näiteks lasteaiakasvataja, kes nii-öelda ei ole kohustatud ühel või teisel viisil, lapsevanem siis hoolsuskohustusest tulenevalt ja lasteaiakasvataja siis lepingulisest kohustusest tulenevalt lapse tervise küsimusi või lapse eest nagu tema tervise küsimustega tegelema, siis kui muu lapsevanem näiteks pildistab seda, siis tegemist võib olla eriliiki isikuandmete töötlemisega. Ja see tähendabki põhjust seda, et meil on pildil laps, kes on äratuntav, kui ta on äratuntav. Näiteks on terve lapse kujutis, me näeme, et see on mõmmikurühma Jüri. Ja siis me näeme seal, et Jüril on käeluu katki ja me paneme kokku, et ahah, siin pildi peal on mõmmikurühma Jüri ja kui me näiteks edastame ka, et siis me edastame perearstile, et mõmmikurühma Jüri Tammel juhtus selline õnnetus, et ta kukkus ja siis on ka pilt sellest vigastatud käelust, siis tegelikult see kõik langeb eriliiki isikuandmete töötlemise küsimuse alla, et me peame kaaluma, et millisel õiguslikul alusel me seda teha saame, aga alustest räägime järgmistel slaididel. Terviseandmete kohta on öelnud Euroopa Kohus ka, et ka kaudsed viited tervisele on terviseandmed ja siin on üks Euroopa Kohtu lahend sellest, et näiteks ravimi tellimine või terviseteemaliste teenuste kasutamine. Et näiteks oli seal olukord, oli veebiapteegis ja seal oli küsimus selles, et kas veebiapteegis käsimüügi ravimi ostmisel, siis et kas see on eriliiki isikuandmete töötlemine. Ja kui inimene süsteemselt ostab ibumetiini, täiesti muid tolmeni, väga spetsiifilisi käsimüügi ravimeid, siis see annab võimaluse järeldada tema tervise kohta midagi ilma, kui diagnoosi juurde ei tea. Et ka need on siis eriliiki isikuandmed. Biomeetriast me pelgalt või põgusalt juba ka rääkisime, et tegemist on väga tundlike andmetega. Ja nüüd hästi huvitav kategooria on kindlasti see seksuaalse sättumuse ja eraelulised seosed, et kui me saame teada samasoolistest paaridest, me saame teada kaudselt võib-olla mingitest suhetest, siis me peame alati vaatama ja kaaluma, hindama, et kas siin kuskil dokumentides seda kajastades me töötleksime eriliiki isikuandmeid ja kas meil oleks vaja siis tuvastada, et kas meil on ka eriliiki isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus selles olukorras olemas. Ja huvitav näide on ka veebikäitumine, mida Euroopa Kohus on välja toonud, et kui inimene külastab teatud tervise, usu või muude tundlike teemadega seotud veebilehti, näiteks inimene on pidev kirikulehtede külastaja, lisaks ka midagi tervise teemadel konkreetsetes küsimustes, et siis ka veebikäitumisest see kukub siis sinna kaudse järeldamise alla, on võimalik siis tuvastada, et kui me teame IP-aadressi järgi, et see on selle inimese veebi ajalugu, et siis selle kogumi pealt me saame isegi järeldada, et eriliiki isikuandmete töötlemine võib siin päevakorras olla. Nüüd rääkisime ära erinevatest isikuandmete liikidest, et erinevad liigid, erinevad kaitsetasemed, aga hästi oluline on ka siis tuua juurde, et mis on isikuandmete töötlemine. Ja töötlemine tegelikult on igasugune toiming isikuandmetega. See on võib-olla kõige lihtsam meelde jätta, ükskõik mida me nende isikuandmetega teeme, seda me saame käsitleda isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt isikuandmete töötlemisena. Ja hästi tavalised näited on andmete kogumine vormi kaudu, annate abivajajale ankeedi, et ta täidab, mõne avalduse aitate täita, see on töötlemine, andmete salvestamine infosüsteemi, andmete korrastamine, muutmine, täiendamine, andmete edastamine, et need on kõik töötlemise vormid ja erinevad infosüsteemid on töötlemise vahendid, aga tegevus kui selline, see töötlemine on see faktiline tegevus, midagi tehakse nende andmetega.
ja võib-olla natukene sellist töötlemise vormi, mida kohe ei pruugita mõelda, ongi näiteks ligipääsu andmine kolleegile või teenuseosutajatele. Kogu ligipääsuhaldus on isikuandmete töötlemine. Andmete ühendamine, teete päringuid erinevatest allikatest, panete kokku dokumenti, ka see on eri liiki isikuandmete töötlemine. Nimekirja kontrollimine, väljavõtete tegemine, dokumentide kustutamine ja hävitamine, et ka see on isikuandmete töötlemine. Ja vaatamise poolest võib-olla ongi siis, et ka ekraanilt vaatamine, toimiku lappamine on isikuandmete töötlemine, nime otsimine e-posti registrist, e-postkastist, märkmete tegemine kohtumise ajal, telefonikõne salvestamine, videosalvestamine. Ja meeles tasubki pidada seda, et isikuandmete kaitse üldmäärus on tehnoloogia neutraalne määrus. Seda ka tulevase AI teema valguses, et üldse ei ole küsimus sellest, millise töövahendiga, AI on ka tehniline töövahend, isikuandmeid töödeldakse. Oluline on see, et see, mis me määrame isikuandmetena ja kui me nendega midagi teeme, siis sõltumata vahendist, millisega vahendiga me teeme, me tegelikult tegeleme isikuandmete töötlemisega, et kõik erinevad õigusraamistikud töötavad sellega koos. Ja kokkuvõtvalt see tähendabki, et sotsiaalvaldkonna erinevad spetsialistid ja erinevad funktsioonid tegelevad oma igapäevatöös väga suures ulatuses isikuandmete töötlemisega ja sealjuures ka väga tundlike ehk eriliiki isikuandmete töötlemisega. Tõin siia ka ühe sellise natukene lõbusama slaidi, et mis ei tundu isikuandmete töötlemisena, aga tegelikult ikkagi on. Et hästi hea näide on kodukülastuse või vestluse märge. Et teenusepakkuja läheb patsiendi või hooldatavad juurde siis kodukülastusele, tal on kaasas tema pabermärkmik, tal on seal kirjas, et hooldatav Mari Maasikas. Ja siis ta kirjutab sinna Mari peresuhetest, kirjutab Mari muredest, kõigest. Need käsitsi tehtud märkmed. Pärast, kui ta läheb või kannab need kuskile infosüsteemi, et tegelikult see on isikuandmete töötlemine juba. Ja kui te panete sinna Maril diagnoositi ka skleroosis multiplex sinna juurde, siis on teil juba märkmikus ka eriliiki isikuandmed. Hästi huvitav näide on kindlasti koosoleku kutsete või kalendrikirjetega, et kui te lisate kalendrisse inimese nime, teenuse, kohtumise põhjuse, ka lühikese kirjelduse, et ka see on isikuandmete töötlemine. Juhtumi arutamine võrgustikus, näiteks teil on oma töökollektiivis kindel võrgustik, kes näiteks tegeleb väga kindla sotsiaalteenuse osutamisega, et seal arutate juhtumit näiteks kaaskolleegiga, et ka see on isikuandmete töötlemine. Kindlasti e-kirja ja failide edastamine on isikuandmete töötlemine, kui need edastatavad materjalid sisaldavad isikuandmeid ja fotode salvestamine, kasutamine, kui sisalduvad isikuandmeid ja tõenäoliselt sisalduvad, kui te teete need inimesest või siis kui inimese häält salvestatakse. Ja info ühendamine erinevatest allikatest, registrist ja seda näidet ma enne ka tõin, aga et see on üks koht, mida me oleme näinud, et ei pruugita nagu käsitleda isikuandmete töötlemisena. Ja võib-olla selle lõpusõnumina ma annakski siit kaasa, et oluline ei ole ainult see, mida tehakse, vaid ka see, kas tegu käib tuvastatava inimese kohta, ehk siis võtan siis selle näidete komplekti siin vastupidisesse võtmesse. Kui te kodukülastuses teete lihtsalt märkmeid, vajab abi, teil on näiteks mingi oma süsteem, et kollastel paberitel kirjutate ühe abivajaja kohta, sinistele märgistate teisi abivajajaid, te ei ole seda kuskile kirja pannud, et sinine on Mati ja punane on Kati, et teil on oma peas lihtsalt, et te teate, et see on minu kodanik 1, kodanik 2 abivajajad, keda ma käin aitamas, et siis kui see ei ole nagu kuidagi seostatav, ainult teie peas näiteks on seostatav ja teistele see ei ole seostatav, et siis ta on küll isikuandmete töötlemine, aga väga nagu piiratult. Aga kui teil ei ole mitte mingeid seoseid seal, märgendusi ja lihtsalt märkmikusse vaadates peale teate,
et siis on juba nagu küsitav, et kas seda isikut on sealt mõistlikult teistel ka võimalik tuvastada, kui ta selle märkmiku kätte saab. Et hästi huvitavad praktilise elu nüansid selle küsimuse juures tõusetuvad. Nüüd me rääkisime ära, mis on isikuandmed ja nüüd me võtame juurde, et kes siis need osapooled on, kes kogu selles isikuandmete töötlemise protsessis osalevad. Kõige esimene osapool on see kõige olulisem, kelle jaoks me kõiki neid asju teeme ja see on andmesubjekt. Andmesubjekt on siis igaüks meist. Mina olen andmesubjekt ja te kõik olete andmesubjektid. Kõik teie kliendid, abivajajad on andmesubjektid. Me kõik oleme andmesubjektid, sest me oleme füüsilised isikud. Siin toon hästi hea näite äriregistrist, mille kohta Andmekaitse Inspektsioonile laekub aeg-ajalt ikkagi küsimusi. Et äriregistris on äriregistri kaardil toodud tavaliselt juhatuse liikme andmed, isegi isikukoodid ja teinekord ka siis selle juhatuse liikme isiklik telefoninumber ja koduaadress ja hästi palju sellist tegelikult tema isiklikku sfääri puudutavat infot. Ja siis me oleme saanud küsimusi, et äriregistris on üleval kõik need andmed ja et mind kui andmesubjekti see nagu riivab. Aga siin nüüd tekibki see erisus, et äriregistri seadus näeb ette, et äriregister on avalik register, mis omakorda tähendab seda, et kui juhtumisi olete äriregistri kasutaja ja te ei taha, et teie koduaadress seal on või teie isiklik telefon seal on, et siis tasub kaaluda või isiklik e-post, et siis tasub kaaluda sinna mingite muude andmete lisamist. Et see on nüüd see koht, kus riik on reguleerinud, et see andmekanal, selle me teeme avalikuks ja äriühing, kellel siis, kes ei ole füüsiline isik, vaid juriidiline isik, et temal ei ole eraelu. Aga kui juhatuse liige ise oma äriühingu andmestikus paneb oma eraisiku andmeid, siis praegu siit äriregistri regulatsioon sõidab siis sellest osast nagu üle. Et see on see koht, kus inimestel on teinekord tekkinud küsimus, et kuidas siin äriregistris isikuandmete kaitsega on, et mul on seal ju koduaadress ja isiklik telefoninumber, et see pool. Aga tulles tagasi, andmesubjekt, me kõik oleme andmesubjektid, sest me oleme füüsilised inimesed, meil kõigil on eraelu ja me kõik omame õigust kaitsele, et meie eraelu ei tungita ülemäärasel viisil ja selliselt, kuidas meie seda ei soovi. Siis IKÜM-is endas on olulised rollid, on kindlasti vastutav töötleja. Vastutav töötleja siis ongi sisuliselt see, kes vastutab, et isikuandmete töötlemine toimuks siis kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja riigisisese seadusandluse alusel. Vastutava töötleja puhul on võib-olla oluline selgitada seda, et KOV-i sotsiaalosakond, kes täidab sotsiaalhoolekande seadusest tulenevat ülesannet. Need töötajad, kes töötlevad siis isikuandmeid oma ametiülesande käigus ja KOV-i nimel, nad füüsiliste isikutena seal ei ole vastutavad töötlejad. Vastutav töötleja on kohaliku omavalitsuse üksus. Küll aga seesama inimene mõnes teises olukorras, näiteks pildistamas klassivenna lapse kätt, on ise vastutav töötleja, kui ta ei tee seda kuidagi oma ülesande raames. Et see vastutava töötleja roll on selline voolav, sõltuvalt siis sellest andmetöötluse olukorrast ja kontekstist. Et kindlasti kõik KOV-i hoolekandeosakonna töötajad, kui nad teevad oma põhitööd, nad töötlevad omavalitsuse nimel andmeid ja nad ei ole isiklikult vastutavad, aga oma erategevuses, eraelus nad võivad olla, loovad mingi eraregistri endale, avalikustavad midagi. Ja vastutava töötleja puhul me räägime järgmistel slaididel ka natukene sellest, et kui andmeid kasutatakse isiklikuks otstarbeks ja kui andmed ja millal see isiklik otstarve siis läheb välja isikliku kasutuse nagu piiridest. Siis teine hästi oluline tegelane selles ahelas on volitatud töötleja ja volitatud töötleja on siis IKÜM-i mõistes selline osapool,
kes töötleb andmeid, isikuandmeid siis vastutava töötleja juhtimise ja korralduse all. Ja hästi lihtsalt näitena ongi siin toodud erinevad IT-teenuse, pilveteenuse pakkuja, dokumendisüsteemi haldajad, registrite tehnilised haldajad. Ja nende kahe tegelase, vastutava ja volitatud töötleja vahelist suhtlust reguleeritakse siis omavahelise kokkuleppega. Ma ei ütle siin sõna leping, tavaliselt see on andmete töötlemise leping, aga ma ütlen seda sõna kokkulepe pigem sellepärast, et IKÜM näeb ette, et vastutava ja volitatud töötleja vahel on sõlmitud kokkulepe, mis siis sisuliselt raamib ära volitatud töötleja andmete töötlemise ulatuse, ehk siis kui palju ta võib andmeid töödelda, mis viisil, et see on 100% vastutava töötleja kontrollijal, et vastutav töötleja ütleb, et sa tohid mul ainult IT-teenuseid pakkuda, sa ei tohi vaadata toimiku sisu, eelistatud on need süsteemides on ka sellised piirangud, et ei pääse sinna juurde IT-tehnilise taristuse haldamiseks, et kõik see pool, et vastutav töötleja peab siin ise oma tingimustes suutma siis läbi mõelda selle, et mida ma oma volitatud töötajal sõltuvalt sellest, mis rollistes on, kas ta on tõesti tehniline pilvepakkuja või dokumendihaldussüsteemi pidaja, mis ulatuses neid isikuandmeid, mis vastutava töötleja vastutuse all on, mis ulatuses neid võib töödelda. Ja põhjus, miks vastutav töötleja peab need tingimused paika panema, on see, et tema vastutab selle eest, et isikuandmete töötlemine toimuks isikuandmete kaitsereegleid järgides. Et kui ta annab volitatud töötlejale ülemäärase ulatuse, mida tegelikult ei ole vaja ja ta ei suuda ära näidata, et siis see on vastutava töötleja vastutus. Kui volitatud töötleja ise, et vastutav töötleja on pandud kindlad raamid, aga volitatud töötleja ise ulatust ületab, teeb midagi, mida ta tegelikult selle raami sees, mis talle ette anti, teha ei tohi, siis see tähendab vastutava töötleja nii-öelda lubatud raamist üleastumist. Ja siis juba on küsimus selles, et volitatud töötleja on toiminud vastuolus vastutava töötleja antud juhistega. Et hästi oluline on just nende kahe rolli vahel. Ja siis on meil üks huvitav konstrukt ka nagu kaasvastutavad töötlejad ja kaasvastutavate töötlejate puhul ma saan tuua tervise- ja sotsiaalvaldkonnas kõige parema ja lihtsama näite on meil see riiklik tervise infosüsteem, kus on 2 kaasvastutavat töötlejat. Üks on Sotsiaalministeerium ja teine on Tervisekassa. Ja kaasvastutavad töötlejad on siis sellised osapooled, kes lepivad omavahel sarnase lepinguga, nagu on vastutav ja volitatud töötleja, aga lepivad omavahel kokku, kes millise vastutusala ja andmetöötlusprotsesside eest vastutavad. Ja siin on oluline veel märkida, et kaasvastutavad töötlejad, üks ja teine näiteks, neid on 2 tükki, et üks ei pea näiteks üldse saama juurdepääsu teise kaasvastutava töötleja töötlusalasse kuuluvate andmete juurde, et see ei tähenda seda. Aga nad peavad kokku leppima selle, et kui nad mingi andmekompoti, andmekogumi, no tervise infosüsteem on hea näide, kui nad nende puhul nagu otsustavad ühiselt seda töötlemise eesmärki, miks me seda andmekogu peame ja selle töötlemise korraldust ehk kes sinna juurde pääsevad, siis kaasvastutavad töötlejad omavahel, ütleme siis nii, et oma vastutusvaldkondades määravad, et kuidas see koostöö nende vahel toimib ja loomulikult peavad nad ühiselt siis läbi mõtlema, et kuidas on sellise töökorralduse puhul tagatud inimesele, ütleme siis andmesubjektile, inimesele, sinule, minule, õigused, mis meile siis tulevad isikuandmete kaitse määrusest, mis siis tähendabki, et meil on õigus saada teavet, kuidas meie isikuandmeid töödeldakse, meil on õigus nõuda isikuandmete parandamist, meil on õigus teatud juhtudel isikuandmete kustutamist nõuda, aga siin on hästi oluline erand, et kui kustutamist nõutakse, siis kustutamise palvele ei saa vastu tulla siis, kui sellel vastutaval töötlejal
on seadusest tulenev kohustus neid andmeid säilitada. Et see on hästi klassikaline näide, kustutage kõik minu sotsiaalandmed, terviseandmed. Kui on seadusest tulenev kohustus neid säilitada, siis vastutav töötleja peab lihtsalt selgitama, miks neid andmeid kustutada ei saa. Et on säilitustähtaeg näiteks antud, et näiteks enne 10 aastat me ei saa neid kustutada sellepärast, et seadus kohustab meil neid säilitama. Ja võib-olla natukene sellised kaugemas sfääris olevad toimetajad, aga ka olulised on vastuvõtja ja kolmas isik. Ja kolmas isik on tavaliselt siis see isik, kes skoobilt ei ole vastutav töötleja, volitatud töötleja ega kaasvastutav töötleja. Ja siin on näiteks on naaber ja ajakirjanik ja ka sugulane, kellel siis puudub õigus saada isikuandmeid, et tal ei ole õiguslikku alust. Nende kolmandate isikute puhul on hästi oluline, see ajakirjaniku asi on siin hea välja tuua, et ta ei ole nendes andmetöötlusprotsessides kuidagi tõesti vastutav või volitatud töötleja. Küll aga ta võib mingeid andmeid küsida ja ajakirjanduse sfäär on siis koht, kus isikuandmete kaitse põrkub teise põhiõigusega, milleks on siis ajakirjandus ja sõnavabadus. Ja selle jaoks on siis Eesti isikuandmete kaitse seaduses olemas eraldi kindlate kriteeriumitega sätestatud ajakirjanduslik erand isikuandmete töötlemiseks, et ajakirjanikud peavad siis täpselt selle erandi piiris ja ulatuses isikuandmete töötlemise reegleid jälgima, aga nad võivad siis tugineda ajakirjanduslikule erandile teatud olukordades ja võivad sellisel alusel isikuandmeid küsida, aga küsija peab alati siis kaaluma, et mis ulatuses andmeid võib siis üldse välja anda. Siis andmete võib-olla edastamise sissejuhatuseks, me saame sellest ka pärast pikemalt rääkida, ongi see STAR-i andmekogu näide, mis on hästi kasutuses sotsiaalvaldkonna teenustes ja STAR-i andmete edastamine on kindlasti siis erinevate valdkonnas tegutsevate osapoolte nii-öelda seadusest tulenev kohustus. Ehk siis näiteks teie abivaja ja hoolealune ei saa teie käest nõuda, et ärge edastage minu andmeid STAR-i. Üldiselt ta ei saa nõuda. Küll aga ta võib teiega pidada nõu sisu osas ja seal on siis see kriteeriumi hindamise koht, et kas see konkreetne andmestik on hädavajalik abivajaduse äranäitamiseks. Et need on need kohad, kus te ei saa öelda, et jah, et ma seda nüüd ei edasta, küll aga ongi see edastamise ulatus, et kui palju ma siis edastan või kas ma sõnastan nii või ma sõnastan teisiti. Ja siis vastuvõtja puhul on oluline tuua, et vastuvõtja on selline vahepealne roll, et kui üks andmeandja, üks osapool, näiteks KOV, annab STAR-ile andmeid, siis vastuvõtja puhul on avaliku sektori asutuse puhul erisus, et kui selline seaduse alusel andmete liigutamine toimub, see toimub konkreetse juhtumi põhiselt ja see on põhjendatud ja seotud siis ka KOV-ile seadusega pandud ülesandes, eelkõige siis sotsiaalhoolekandelises ülesandes näiteks, et sellisel juhul siis see vastuvõtja konstrukt ei kohaldu. Küll aga vastuvõtja konstrukt on hästi asjakohane erasfääris, eraveebilehe pidajad, e-poed ja see pool, kus siis andmekaitse tingimustes peab olema veebipoe haldajal ehk siis vastutaval töötlejal kirjas inimese jaoks see, kellele tema andmeid võidakse edasi saata, et kes võib olla sealt veebipoest nende andmete vastu, näiteks tarneladu või tellija, seal on niikuinii isiku nimi ja need on tavalised isikuandmed, seal tavaliselt eriliiki isikuandmed peale, aga lihtsalt, et ilmestada, et selline roll on ka IKÜM-is olemas ja selle eesmärk ongi näidata, et kuidas siis andmete edastamine toimub, sest tavaliselt andmekaitse tingimustes loetletakse üles siis ka need vastuvõtjad, et me võime edastada teie andmeid osapoolele 1, 2 ja 3 ja kindlasti sellele eesmärgil on ju,
et vastuvõtja osas ma väga pikalt ei peatu, sest et see ei puuduta avalike ülesannete raames siis isikuandmete töötlemist. Isikuandmete töötlemise järgmine hästi oluline aspekt on siis isikuandmete töötlemise põhimõtted, mida siis vastutav töötleja peab järgima. See on üks asi ja teine on ka suutma tõendada, et ta neid järgib. Et esimene põhimõte on kindlasti seaduslikkus ja läbipaistvus, mis tähendab, et isikuandmete töötlemiseks peab olema õiguslik alus. Mis asi on õiguslik alus? Hästi lihtsas keeles, see on luba töödelda konkreetseid isikuandmeid konkreetses olukorras, konkreetse andmetöötleja, konkreetse inimese poolt. Ja hästi lihtsad näited ongi. Luba on KOV hindab abivajadust SAS-i alusel. Lastekaitsetöötaja hindab lapse või hädaohus oleva lapse vanus abivajadust lastekaitseseaduse alusel. SKA hindab ohvriabiteenuse osutumist OAS-i alusel. Ehk siis see õiguslik alus ja seaduslikkus ja läbipaistvus ja õiguslik alus tulevadki kokku sellega, et meil on õigusaktides kirjas, kes mis ulatuses ja millal võib siis isikuandmeid töödelda ja mis eesmärkidel. Ja see aitabki viia meid sisse järgmise põhimõtte juurde, mis on eesmärgipärasus. Vahepeal slaidid liiguvad ära, vabandust. Eesmärgipärasus ja eesmärgipärasus tavaliselt üldraamina on paika pandud siseriiklikutes õigusaktides, mis on täpsed eesmärgid, aga eesmärgipärasuse põhimõte ise tuleb isikuandmete kaitse üldmääruses ja siia eesmärgi juurde ongi toodud näitaja, et meie eesmärk on abivajaduse hindamine ja me tohime neid kasutada ainult selle hinnangu andmiseks, aga me ei tohi neid kasutada näiteks inimese tausta uurimiseks, et need on sellised asjad, mida kindlasti valdkonnas toimetavad inimesed ka teavad, aga võib-olla see aitab ka seda tänast teadmist siduda siis kokku eesmärgipärasuse põhimõttega, millest siis IKÜM-is räägitakse, et see ongi see päris sisu seal. Kolmas on minimaalsuse põhimõte ja minimaalsuse põhimõte tähendab seda, et koguda, vaadata, jagada tohib nii palju andmeid, kui on päriselt vaja. Ja mida see päriselt vaja tähendab, ongi see hinnangu koht, et kui keegi ütleb andmetöötleja, siis on see keegi, kes ütleb, et tal selles olukorras oli päriselt vaja neid töödelda, ta peab suutmagi ära põhjendada, miks just see andmekomplekt on selle näiteks abivajaduse hinnangu juures oluline ja miks ilma selleta ei saa. Mis saab siis, kui mul seda ei ole? Ma ei saa anda efektiivset abi, kui ma ei ole ära kirjeldanud seda. Teenuse tingimused nõuavad mult selle või tolle ära näitamist. Et see on see põhjendamise koht. Minimaalsus, võib-olla see juhtmõte ongi nii vähe kui võimalik, nii palju kui vaja. Ja nii palju kui vaja ongi põhistatav. Ma korra ütlen vahel, et meil on 2 minuti pärast aeg otsas, nii et infot on väga palju ja väga sisukas, aga jah, 2 minutit on veel jäänud. Okei, siis hüppame kiiremalt edasi, väga hea. Et teised ongi siis õigsuse põhimõte, et andmed peavad olema õiged ajakohased, säilitamise piirang ehk siis säilitustähtajad, usaldusväärsus, konfidentsiaalsus ja vastutus ongi siis see, mida ma ütlesin, et vastutav töötleja peab saama näidata. Ja siin on siis õiguslike aluste koha pealt see, et meil eristatakse tavalisi ja eriliiki isikuandmeid, nagu ma ka enne tõin. Ja siin mul ongi näide, et õigusliku aluse kujunemine Eesti õigusega on see, et õiguslikke aluseid läheb 2 sorti. On nõusolek ehk siis andmesubjekti nõusolek ja õigusaktist tulenev õiguslik alus. Ja teie valdkonnas kõige olulisemad ongi see, et teil on seadusest tulenev kohustus mingeid ülesandeid täita. Teil on avaliku ülesande täitmise kohustus ja teil on eluliste huvide kaitse kohustus. Et õiguslik alus moodustubki täpselt niiviisi. See on mul viimane slaid ka, nii et ma tegelikult saan sellest rääkida. Et teie töövaldkonnas õiguslik alus moodustubki niimoodi, et kõigepealt te peate tuvastama, kas teil on olemas isikuandmete töötlemise õiguslik alus artiklist 6 ehk siis nõusolek, leping, seadusest tulenev kohustus. Eelmises slaidis olid ka need toodud teil, mis need teie jaoks olulised on. Ja teie puhul, kui on eriliiki isikuandmed, siis teil on see lõige 2 töötlemise erand, see on punkt H. Ja kõrvale, siin on ilusti niisugune plussmärk, te leiate siis siseriikliku valdkondliku õigusakti, abivajaduse hindamine
teenuse osutamine, juhtumi korraldus, andmete kandmine STAR-i, selle seaduse, mis teile ütleb, et te peate neid andmeid tegema. Ja siia ma panin ka juurde need rollid, et kes siis võivad täna seaduse alusel neid andmeid töödelda. Et see on võib-olla see kõige tuumim osa, mida oma töösse kaasa võtta. Ja nüüd olid meil küsimused, mul tulid mõned küsimused ja mul on neile ka tegelikult vastused antud, aga kuna ma saan aru, et aeg on piiratud, siis äkki teeme selle küsimuste raundi võib-olla siis suusõnaliselt. Jah, või siis võib-olla isegi, et kui on tegelikult ka vastused olemas, et kui sobib, siis võime ka näiteks hiljem meili teel neid jagada teistega. Et siis jõuab info kõigini, aga suur aitäh igatahes. Väga põnev kuulamine oli, kindlasti saime igaüksid midagi uut ja võib-olla ka meeldetuletust, et kuidas tegelikult oma igapäevases töös ja kui palju me tegelikult andmete töötlemisega erineval viisil kokku puutume, et niisugust märkamist tuli minul igatahes küll. Nii et aga suur aitäh sulle, Liis. Nii aga kuna kell nüüd ongi juba 11 saanud, siis ja meiega on nüüd liitunud ka Kersti Peterson, siis annaksingi sõna edasi temale, et tema siis räägib meile eetikast, mis nii-öelda meie igapäevast tööd mõjutab ja millega me kokku puutume. Ja Kersti, kas sa oled siin meiega praegult? Jah, olen küll. Kas sa soovid ka ekraani jagada, midagi näidata? Soovi. Ei soovi, selge. Aga kaamerat järgi panna? Mul on, aga te ei näe mind või? Nii, nüüd näen, nüüd on ilusasti kohal. Selge, nüüd on ilusasti kõik olemas. Aga selge, siis ma annan sõna sulle edasi, aga palun. Aitäh. Ja tervist kõigile. Mina olen Kersti Peterson ja eetikanõukojast ja olen selle liige olnud juba 2021, nii et 5 aastat. Vahepeal olin paar aastat eetikanõukoja esimees. Täna meil esimeest ei ole ja sellel põhjusel, et kogu nõukoja liikmete hääled otsustasime nii, et kõik on võrdsed. Ja nõukojas on meil 6 inimest. Nende nimed ja ametid on ESTA lehel olemas ja oleme püüdnud sättida kuidagi nii, et inimeste taust ja teadmised ja oskused oleks sotsiaalvaldkonnas nii-öelda laiapõhjaliselt kaetud, et kui meie poole tuleb pöördumine, et meil oleks igal alal keegi, kes midagi teab. Minu spetsialiteediks on näiteks eakad. Ja ma mõtlen seda, et ma tahtsin veel siin sissejuhatuseks öelda, et kui teie ka soovite eetilistes küsimustes kaasa rääkida, siis tegelikult meie volitused kestavad üldkoguni ehk et järgmise aasta kevadeni ja kõik on tegelikult väga oodatud valdkonnas kaasa rääkima. Keegi ei eelda erilisi eetikaalaseid akadeemilisi teadmisi, vaid tahtmist ja panustamist. Aga nüüd lähme tänase päeva juurde edasi. Ma olen hästi kihevil. Minu käest võib vabalt, kui ma natuke räägin, küsimusi vahele küsida, sest ma olen erutunud ja tahan teiega kõike jagada ja siis ma võin pooled asjad ära unustada. Et tänase päeva mõte on see, et me saaksime kätte suunad ja võib-olla ka juhised, et kuidas me oma igapäevatöös eetiliste dilemmade ja küsimuste korral, et mida me siis nagu tegema peame. Kas me ei oska mõelda, kas me otsustame järsku valesti, kust ma saaksin nõu küsida. Ehk et teeme täna hästi sellise praktilise harjutuse ja vaatame, kuhu me sellega välja jõuame. Ja meil on ju tegelikult kõikidel sees olemas omad nii-öelda väärtused, milles me oma isiklikus ja tööelus lähtume teeme, kas midagi nii või midagi naa. Mina näiteks, ütleme, minu väärtus on see, et ma olen lojaalne. Et kui ma näiteks olen Kailiga sõber, siis ma olen Kailiga sõber lõpuni, ükskõik. Et see on nagu minu selline sisemine väärtus ja mina sellest juhindun. Ma ei reeda. Et teil on endal ka kindlasti, kes on meelekindel ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd, need väärtused on midagi, mis tulevad meile kaasa nii-öelda kodust. Eetilised põhimõtted ja tõekspidamised, need me enamasti
Nad tuginevad küll meie väärtustel, aga me võtame nad, ütleme siis, töö ja kooli ja elu õpetab ja kuidas kuskil toimetatakse ja nad sõltuvad ka paljuski reeglitest, nendest samadest andmekaitse põhimõtetest, mida me siin enne kuulsime, aga eetikat on justkui või eetilisi käitumisi ja normide järgimisi on justkui võimalik õppida. Küll aga see automaatne, mida me elus teeme, ilma et me oleks sammugi kuulnud, mis on eetikakoodeks, me teeme nendest väärtustest tuginevalt. Nüüd, kus need siis need pahad asjad siis juhtuvad? Et kas on nii, et me ise arvame, et oi, et ma nüüd küll ei oska eetiliselt käituda, oskame küll, aga eksime me siis, kui on meil endal midagi vajaka. Näiteks mul on kehv töötasu. Meil on küll ju olnud juhtumeid, kus keegi varastab, ma ei tea, eaka tagant kõik asjad ära, me oleme ahned. Me tegelikult võib-olla oleme südamest head inimesed, aga ma olen nii vaene ja mul oleks hoopiski seda kalli autot tegelikult nii endale vaja, eks ole. Või siis on see, et ma ei tea, ma päriselt ei tea, mida teha ja mul ei ole kuskilt küsida ka, ma olen täiesti üksi. Mul ei ole ülemuse käest küsida, ma ei tea, ma ei saa küsida, ma paistan loll välja, siis mind, ma ei tea, lastakse lahti või tehakse, et ma teen, siis ma võin teha mingi vale otsuse. Või näiteks mul on, ma ei tea, mentaalselt ütleme, ma ei ole saanud piisavalt kiitust või saavutust, et ma tahan kellegi kallal võimu näidata, siis ma tunnen, et vaat nüüd ma olen piisavalt tugev, tema on nõrk, haavatav ja ma saan võimu näidata. Ehk et need eksimused tulevad jällegi nii-öelda meie enda seest. Aga kuidas siis sellest kõigest nii-öelda hoiduda? Ja sain teie käest 5 sellist teemat, mis te olite välja toonud ja mul on ettepanek, et me teeme põgusa arutelu. Ma arvutasin natukene, et me saame rääkida umbes 10 minutit teemade kohta väikestes gruppides, siis tuleme siia suurde gruppi kokku ja võtame need teemad nii-öelda üheskoos läbi. Et ma kopeerin siia chatti, ma kirjutasin natuke juurde ka siia, et te võite nad endale, sest kuna te lähete väikestesse gruppidesse, siis seda teile enda väiksesse aknasse ette ei tule. Ja ma panen siia teemad ka, Liis lubas gruppidesse jagada, aga kopeerige see ka, et te teate, et mis numbergrupis te olete ja mis teema siis nii-öelda teile satub. Aga räägime need ennem natuke läbi ka. Ehk et kuidas tööandja saab siis töötajat parimal viisil toetada. Eetikakoodeksis, kui me selle koostasime, siis minu laps on just nimelt see punkt 9.4. Ehk et mida saab tööandja teha ja mida ta peaks tegema. Ja teiselt poolt, kui te vaatate eetikakoodeksit, ta on saab alla laadida PDF-ina ESTA lehelt. Ma loodan, et te saate selle ette võtta, kui te hakkate vestlust tegema. Ehk et punkt 9.4. Kui lugeda sealt kõige viimast punkti, tööandja nii-öelda kohustused ja ma kohe scrollin enda ka allapoole, et mida siis sotsiaalvaldkonna tööandja peaks tegema. Teiselt poolt saate te küsida oma nii-öelda tööandjalt neid samu asju, aga kus on minul riskide maandamise tingimused. Kas te olete mu tähelepanu juhtinud, kui ma siin millelegi eksin? Ehk et see on ka teistpidi nagu töötaja õigus või kaitseks pandud tingimused, et küsida supervisiooni, kovisiooni, väärilist tasu, tunnustust, sest seda kõike justkui, ta ei ole nagu õigusnorm, et ta on nagu seaduse järgi kohustus, aga tööandja võiks sellest lähtuda.
Ehk et kui grupp number 1 hakkab oma teemat arutada, siis te saate mõelda, kui teie kui tööandja, mida te teeksite ja kuidas te teeksite. Ja te võite lähtuda koodeksist sellest punktist 9.4 teisest poolest. Võite ka teisi punkte vaadata, aga see oleks teie ülesanne. Nüüd koduhooldustöötaja igapäevases töös, et millised need eetilised normid siis on. Kui te vaatate koodeksit, siis seal on hulk punkti iseseisvuse ja haavatuse ja toetuse ja selliseid. Aga ma usun, et võib-olla huvitavam pool on see pool, et kas te saate selle eaka tehtud või abivajaja tehtud või tema lähedase tehtud piruka seal kodus vastu võtta, maja vastu võtta või siis te ei võta mitte midagi ja ütlete, et ei. Et mis on okei ja kust jookseb see piir vahel ja kas seda piiri on. See sisemine piir on meil igalühel olemas. Me justkui teame, et okei, et maja ja auto on liiga palju, aga et mis nüüd nende pirukatega saab, et ma olen ikkagi ametikohustusi täitmas, istun nüüd siin tädikesega ja joon teed. Aga mõelge teistpidi. Keegi teeb teile väga palju head, teeb teile südamest head, te olete pisaratani liigutatud. Te ei saa anda talle raha, no mitte midagi, aga keetsite, ma ei tea, maasikamoosi või tegite toormoosi, et ma toon jälle siia näiteks Kaili pilt on siin ees, näiteks ma olen hästi rõõmus, et Kaili mind siia kutsus, kui ma järgmine kord kohtan, ma oskan väga head rabarberikoogi teha. Viin talle rabarberikoogi ja kujutage nüüd ette, Kaili ütleb, ei, mina seda küll ei võta. Ehk et siis mina tunnen, mul on natuke paha tunne, et ta nagu põlgas ära. Kuigi ma saan kõigest aru, vana inimene võib-olla ei saa, ma saan kõigest aru, aga kui Kaili võtab selle koogi ja läheb oma töö juurde ja ütleb, näete, mul üks koostööpartner tegi koogi, siis kas see on ebaeetiline või mitte, et alati on sellel eetikal nagu sellised 2 poolt ja kaalukausi, mida nagu vaagida ja keegi ei saa teile ette kirjutada, võib-olla sellel pirukal on kullapuru peal ja te ei saagi seda pirukat, eks ju, vastu võtta. Et siin te võite otsida koodeksist neid punkte, kus teile öeldakse, mida te saaksite teha, mida mitte, võtke endale koodeks nii-öelda appi ja otsige sealt vastuse. Et need vastused ja kaalutluskohad on alati olemas. Teine asi, kuidas te ennast kaitsta saate. Et on ju küll olnud, kui näiteks koduhooldustöötaja läheb koju ja vana inimene ütleb, et te olete kõik mul siin kodus ära varastanud. Tegelik olukord on see, et ta võib-olla pani ise kuskil need asjad ära ja unustas ära, eks ju. Muidugi võib seda ka juhtuda, et keegi päriselt varastas ära. Et kuidas ennast kaitsta, kuidas te tööandjad saaksite abi saada või tööandjana saate abi pakkuda, et te saate ennast või kaitsta oma töötajaid, et tal ei oleks võimalik sellist olukorda tekkida, sest teenuse pakkumine toimub ju tegelikult üks-ühel, eks ju, võõra inimese kodus. Te ei saa seal pilte teha, et mismoodi te saate ennast kaitsta. Kas see on eelkokkulepped lähedasega näiteks, et te teate, et hooldatav on näiteks, tal on dementsussündroom, ta ei pruugi mäletada, kas te teete sellised kokkulepped, kas te teete mingi aususe, ma ei tea, lepped, eetiliste käitumiste lepped, et kõiki asju te saate oma majas, oma töö juures arutada, kuidas oma töötajaid kaitsta või ka töötajana. Et kui te tunnete ennast ebakindlalt, et see eakas mind iga kord süüdistab, iga kord ta ütleb, et ma olen ta raha kuskile ära pannud, et kust ma üldse abi küsin, kellele ma ütlen, ma ju tegelikult ei varasta. Ma, eks ju, hooldan teda ja käin poes tema eest või kas te käite poes ja käite selle inimese kaardiga poes. Aga kui te endale ka sealt poest johtate, ta niikuinii ei saa teada, et kuidas ennast selliste olukordade eest kaitsta, et keegi saaks teile öelda, et vaata, et Kersti, sa nüüd ostsid minu ema raha eest ka endale koju vorsti, eks ju. Kas need on tšekid, kas tellida hoopis veebiteel kaupa ja kõik sellised asjad siia juurde. Et arutage ja mõelge, mismoodi te
saaksite pakkuda praktilisi lahendusi, et oleks kergem ja ka eetilisem seda tööd teha. Nüüd näiteks siis kolmas teema, et tegevusplaanide eetiline kasutamine. No suuresti haakub see teema sellesama andmekaitse, andmesubjektide ja andmete töötlemisega, et kas te lähtute kasutamisel, jagamisel sisetundest. No ma arvan, et peale tänast esimest poolt me nagu sisetunnet võib-olla alati usaldada ei saa, sest me ei tule selle pealegi, et kui ma teen arsti jaoks käest pilti, siis see on juba kõik väga halb, eks ju. Et kas saab lähtuda eetikakoodeksist, et kas see on abivajajale vältimatu abi, kuidas seda, kellega jagada, kas ma jagan oma kolleegiga, kas ma jagan nii, et kui me saame samadele andmetele ligi ja töötame sama tegevusplaaniga, siis me teame, et kes on selle tegevuse taga malle, aga kui ma näiteks räägin kolleegiga, kas ma pean talle ütlema selle inimese nime, võib-olla ma saan arutada ka nii, ja lepime kokku, et isegi kui sa siit aru saad, kellega tegu, et me ei räägi sellest süvitsi, ja vaadake kindlasti, mida ütleb teile koodeks, otsige üles sealt koodeksist punktid, mis toetavad teie igapäevast tööd. Ja siinkohal ma ütlen, et kui ma räägin kogu aeg, et otsige koodeksist punktid üles, siis teate, me tegime ikka jube hea koodeksi ja mõtlesime, me ei tee seda õigusnormiks, et paneme ainult 1, 2, 1, 4, 1, 6 ja välja kukkus ikka nii nagu kukkus, ehk et jäid ära 4, 1, 1, 4, 1, 2 ja seal on ainult 3 mummukest. Et nüüd ma pean paluma, et kui te punkte, et pange ise, lugege sealt niimoodi, et kui on 1, 4, et 1, 2, 3, 4, et mitmes mummuke see on, et on 1, 4, 3 näiteks, et siis me saame suures ruumis paremini aru, millisest eetikakoodeksi punktist täpselt, mida te mõtlesite. Et alati ei olegi see ülemäärane nummerdamine paha, aga see selgus kahjuks hiljem töö käigus. Nüüd eetiliste valikute tegemine ehk et mis on see, mis teile ütleb, kuidas õigesti teha. Ja võib-olla siinkohal ma soovitaksin, et kui mul tekib kahtlus, siis minul ka sageli tekib, et siis ma ei hakka üldse ennast seespoolt vaagima, kas nii või naa. Ma võtan ette selle koodeksi, ma tegelikult loen seda ja mõtlen, okei, siin koodeks ütleb nii, kas ma saan selles olukorras nii teha. Kas see on okei selles puhus, selles ja kui ma ei saa abi, siis ma saan küsida kolleegi käest, kuule, olukord on selline, kuidas me teeksime. Kui läheb väga keeruliseks, siis alati on teie jaoks olemas eetikanõukoda, alati te saate meile kirjutada, küsida, me saame tulla teile ka teie töö juurde, näiteks teha samalaadse seminari konkreetsel teemal ja arutada läbi. Kunagi Airi Mittendorf ütles väga kenasti, et see eetikakoodeks on justkui ka sisemise kompassi sättimise tööriist nagu. Et ta ei ütle teile, kuidas peab, aga ta toetab teid, kuidas võiks ja mismoodi edasi minna. Ja 5. teema mulle isiklikult väga meeldib, et me räägime hästi palju märkamisest ja nende põhimõtete järgimisest. Et kui märgada tähendab seda, et ma panen tähele, aga midagi ei järgi sinna, siis märkamisest on vähe kasu. Kui märkamine tähendab seda ka, et ma märkan ja ma teavitan, siis on juba hästi. Et minu meelest me Eestis hakkame juba jõudma tasapisi sinnamaale ka, et me teavitame, me lihtsalt mitte ei märka ja ei sosista, vaid me anname sellest ka teada. Ja nüüd on küsimus meil sees, et me ei taha olla pealekaebajad. Kas see on pealekaebamine või me kaitseme kedagi, kes ise ennast kaitsta ei saa? Võib-olla me isegi kaitseme tegelikult kolleegi, et ta mingisse suuremasse ämbrisse ei asuks. Lisaks sellele, et see haavatavat klienti. Et tegelikult ma tahaks küll süstida seda suhtumist, et märkamisest teavitamine, heatahtlikult rääkimine
kas siis inimesega otse või usaldusväärse kolleegiga või ülemusega, et see ei ole pealekaebamine, sest me tegelikult ju oleme ühe asja eest väljas ja senikaua, kui me tahame nagu maailma muuta, senikaua me hoolime. Kui me enam ei viitsi midagi teha, siis meid ei huvita ka, siis tuleb, eks ju, töökohta vahetada. Et ma väga julgustan teil märkamisest teavitamist, sest märgata me juba oskame. Aga et seda suud nokka lahti teha, et no oleks pidanud ütlema või oi temast ma poleks küll uskunud. No oleksite, kui te oleksite tähelepanelikult vaadanud ja võib-olla rääkinud ja teine inimene oleks teist aspekti märganud. Et või kui rääkida, et siin on jälle küsimus, et kellega rääkida. Kas te räägite valdkonnas tegutseva sõbraga olukorrast kui sellisest? Võib-olla on seal taga inimene äratuntav, kas te räägite ülemusega, eetikanõukoja poole saate te anonüümselt, selles mõttes anonüümselt, et meie teid ei avalikusta, kui ise seda olukord teiega kokkuleppel ei nõua. Ja otsige ka palun koodeksist punkte siia juurde, mis võiks teid siis teavitusel aidata. Et näiteks kui Kaili ütleb mulle, et kuule Kersti, sa oled pealekaebaja, siis ma ütlen ei, ma ei ole, sellepärast et koodeksis on see punkt, et ma pean seda tegema. See on ka teie enda kaitse. Noh, heas mõttes küll, aga teie enda kaitse. Nii, mina arvutasin nõnda. Kas teil on küsimusi nende teemade kohta või selle ülesande kohta, mis nüüd saama hakkab? Vaikus on nõusolek, vist siis on eisolek, et ei ole küsimusi. Ma Kersti lisan vahepeal nii palju, et ma panin chati selle eetikakoodeksi lingi ka. Väga hea. Et Siis on kõik olemas. saavad siit PDF-i alla võtta endale. Ehk et arutage teemat, kirjutage juurde numbriga ja palun lugege need mummud ja pange 141, 142 ja pärast me tuleme siia tagasi ja saame põgusalt arutada, et Liis tekitab grupid, grupi numbrid ja teemad on teil endale kopeeritud ja teil on aega 10 minutit, minu arvuti on 22, et näiteks 32. Et Liis, ole hea. Okei, minu poolt on grupid tehtud, kohe ma avan need. Mul on niimoodi, et on 5 ja 1 6 grupp ja viimane 12 grupp jääb siia aknasse, et kuna mõnesid ei saanud gruppidesse panna, aga ma loodan, et kõik on endale kopeerinud seal chatis selle info, millele Kersti viitas. Ehk siis nüüd ma avan grupid ja saate toimetama hakata. Mina millegipärast ei näe gruppi. Automaatselt lähete. Nii. Huvitav, kas siin on lähevad? Vist lähevad? Jah, super. Nii, ma võtan sinul spotlighti maha. Siis ma võtan praegu maha ka salvestamise ja pärast jätkan. Ja Kirsti on samamoodi. Teie olete nüüd 12 grupp, vabandust, mul oli mingi väljas. Et ühesõnaga, teie olete nüüd 12 grupp ja saate siis omavahel arutada. Mina panen korraks selle salvestamise kinni.